no tšau Maris. Räägime Lillemajast. Räägime. Mina olen Reelika Lodjak. Mina olen Helene. Mina olen Maarja Raittar. Mina olen Liis Someler. Mina olen Kauri Kaljuste. Mina olen Auli Auväärt. Millised on sinu lood ja laulud seoses Lillemajaga? Mida sa sellest mäletad? Lillemaja on minu jaoks olnud inspireeriv eelkõige üllatavalt. Ma ei tulnud suurte ootustega siia, vastupidi. Pigem oli mõneks ajaks tarvis, et keegi vaataks, et suvel oleks õu enam-vähem korras ja üks asi viis teiseni. Oled noorsootöötaja. See ulatub, ma arvan, et circa 10 aastat veel tagasi, kui ma teismelisena osalesin ühel tantsufestivalil ja siis me tulime siia maja juurde, me pidime siin ööbima. Ja siis ma mäletan, et need Flower Poweri kirjad ja need värvilised joonistused ja siis ma olin nagu mingi wow, see on äge koht. Aga siis meid ei pandud ikkagi siia lõpuks ööbima. Et ma sisse ei saanud tookord. Aga ma tulin jälle. Ma sain oma sõbrad siit, kui ma noor olin, kes on tänase päevani minu sõbrad. Ma tegin oma erialavaliku tänu sellele, et sain siin noor ja vabatahtlik olla. Ning kui ma töötasin noorsootöötajana, siis ma sain oma järgmised sõbrad, kes on ka tänasel päeval ikka veel minu elus. Tänu Lillemajale on mul elukutse, põhimõtteliselt kõik minu elukutsed, tegevused, mida ma teen. Ja lisaks sellele viin õhtujuhiks ja viin mänge läbi ja ka koolitusi käin tegemas. Ja nendes kõigis sai ka esimesed sammud tehtud kunagi siis, kui Lillemaja veel oli erinevatel noorteüritustel. Mulle on alati huvi pakkunud teater ja siis mul olid seal näiteringid. Me tegime kogu aeg lavastusi, käisime esinemas, erinevatest festivalidest võtsime osa ja siis Lillemaja hakkas ise korraldama Tartu kooliteatrite festivali ja lisaks me mõtlesime välja igasuguseid teatrialaseid õpitube ning tegime labürintteatrit, igasuguseid programme, väga põnev oli kogu aeg. Ja üks asi, milles me olime nagu täielikud profid oli foorumteater. Tulebki kohe sellega üks tore lugu mõelda, et kui Lillemaja 70. juubel oli, et siis meil oli ka valmistatud üks selline tükk ette, mida me siis esitasime noorsootöötajatele ja siis ka haridusosakonnast oli mitmeid inimesi. Ja ma mängisin tolles loos sellist vinguvat kurja õpetajat ja vingusin selle üle, et miks siis ikkagi noorsootöötajate ja õpetajate palk ei tõuse. Ja publiku hulgast siis tuli parasjagu lugu lahendama haridusosakonna juhataja Riho Raave, kes siis jooksis mööda Lillemaja mujast minema lihtsalt, sest et ta ei tahtnud sellele küsimusele vastata. Mis Lillemaja mulle andnud on, ma arvan, et väga palju uusi teadmisi, väga palju uusi kogemusi, väga ägedaid tutvusi, väga ägedaid noori. Ja kui ei oleks Lillemaja, ei oleks ma praegu siin. Minule seostub Lillemajaga teater eelkõige, sellepärast, et ma käisin seal näiteringis juba sellest ajast saati, kui ma olin 11, ma arvan. Ja Lillemajaga mulle seostubki hästi palju proove, hästi palju naeru, mõnikord pisaraid, kindlasti palju suureks kasvamist ja kas ma mõtlesin hästi palju rõõmu. Ma ei teagi, mis ma siis teeks või kus ma oleks, sest et Lille noortekeskus ja kõik, mis ma siin läbi olen elanud, et see defineerib mind täna nii palju. Üks päev noortetoas tuli väike noorsand minuni, selline nii umbes nii kõrge, vanust võis olla 12, täpselt ei tea. Ja ta küsis minult, ega sa ei tea, kas kusagil Tartust saaks stuudiot rentida. Mul oli endal nagu üsna palju küsimusi, et mille jaoks ja siis ja veel kord, mille jaoks täpsemalt. Ta selgitas ja vastas minu küsimustele, et tegelikult tal on tükk aega olnud plaan juba teha filmi koos sõpradega ja et tal kodustuudios teeb natukene kitsa. Vaatel samal ajal nagu osa ajust kuuleb tema seletusi, et neid üksikasju, miks ta seda tahab ja teine osa lihtsalt samal ajal on nagu, et see poiss läheb kaugele. Ma olin vähem kui 6 aega minu arust tööl olnud, kui meil läks maja tuletõrje alarm tööle ja ma ei leidnud selle ATS-i ruumi võtit ülesse. Ja siis ma võtsin juhatajana vastu juhtiva otsuse. Üritasin jalaga ust maha lüüa, aga mul õnnestus maha lüüa ainult üks plaat sealt uksest, sest see oli papist
ma oleks võinud selle käega lihtsalt lahti lükata ja siis ma ronisin sealt läbi ja sain ATS-i lõpuks kinni panna. See oli päris naljakas. Sellest on olemas video. Ma arvan, et 3/4 on liiga vähe, 100 tuleb täis tulla. Ma tahakski soovida Lillemajale, et seda rõõmu seal oleks küll ja veel ka edaspidi, et maja seisaks ilusti püsti ja vundament oleks tugev ja Katust ja kohal. ja et oleksid tugevad seiad, mis seda katust toetavad. Toredat sünnipäevapidu kõigile. Palju õnne, Lille. Tee minu järel. Nii. Väike süda. Natuke suurem süda. Natuke suurem süda. Ja kõige suurem süda. Palju õnne!